see on üks lemmikumaid asju, mis me ostsime. Et lihtsa vaevaga 12 eurot maksis see aparaat. Ja turult saab võrgukappel sinna. Nii et see on minu uus lemmikmasin. Ja täna on siuke kiire hommik või no siuke hiline hommikusöök, et siis peame, ma ei tea, õhtuni vastu või mida iganes. Selline update teile siit. Kas teie lähete? Me läheme kohvipausile. Oma toidud, oma rosoljaga. Ei, sa tegid jälle liiga palju rosoljet ja siis me kirjutasime Hardile ja Marile ja ütlesime, et kas te rosoljet sööte. Oota korra, ma pean kaamera. Läks paremaks. Ja siis nüüd on lootust, et Mari kohe varsti jõuab ja võtab selle rosolje mult käest ära. Selline parkla on siin meie maja kõrval. Me peame tegema vlogi teistel tänavatel veel. See on kõige kehver tänav, kus me kogu aeg oleme. Me läheme sinna Itaalia kohvikusse kohvi jooma. Mida? See ongi siis meie selle küla Põja tänav. Jälle on mingi action lahti. Läks just keeris ära. Sireenidega läksin, siit läks ja sinna. Kõik need kohvikud ja poed on siin. Ja siis sealt nurgast keerame ära on kohe meie maja. Selle ilusa pildi juures. Praegu on siis ennelõunane aeg. Praegu on pärastlõuna. Kella 12:30. Ei noh, selles mõttes ennelõunane, et mõned poed on veel lahti, aga kohe pannakse kinni. Kell 2 pannakse kõik kinni. Siis nad lähevad, puhkavad väheke ja kella 5 enam-vähem hakkavad jälle uuesti lahti tegema neid poode ja noh, kohvikud enamus ikka jäävad, aga ka kinni. Nii et võt selline. Ja siis me läheme siit vahest tavaliselt tuppa, aga nüüd me läheme vaatame, mis see eile maha põles siis siin. Meie lillepood. Siit vahest lähme läbi ja seal taga on kohe meie maja. Võt. Ja ka eile oli siis siin see õudne action, kus siis tule kustutamine suure hooga käis. See maja on nüüd natuke sealt edasi. Täna on ilus ilm. Selline. Ja siit poolt nad sukeldusid suitsu eile peale seda kohvikut ja seal, kus see auto on. Et ei tea. Noh, loodetavasti kõik inimesed vist said eluga välja ja kõik selles mõttes. See maja, mis põles, see on pigem uus ja renoveeritud. Praegu on õudne tuul, et ei tea, kas jutt jääb peale. Noh, võt siia randa me tuleme valesti oma toolide ja vooditega. Nii, proovin nüüd mingi pastakastme teha. Võtsime natuke siga, natuke veist, siis on seda pancettat. Või tegelikult see on see põsk. See on see, mis öelda praegu. Ja siis sibulat, porgandid, noh mida on. Siis mul on sellist. Siis tegelikult on ka sellist. Et siis vaatame, mis kokku saab. Äkki saab jube hea. Sellerit ei olnud. No mul on muidugi ka metsikus koguses tomateid. Võib-olla panen midagi värsket ka veel juurde. Ja ühesõnaga, let's go. Panin need guanciale ja siis sibula praegu. Saudama. Panen need teised lihad, siis natukene teen, võtan värvi ja siis panen musti. Noh, porgandi vahepeal ka. Nii et noh, siuke plaan. Nii, värv võetud. Nüüd ma panen need. Mullin neid puruks ja siis panen siia liga vett ja panen
vedelikku siia ka siia. Kodise ma panin siia nüüd loodale teha mõned kikrad ära, soolaga vaatame hiljem ja tegelikult ma panin siis nüüd veel lonksu seda passatat mutti oma, nagu seda panin ka mingi nii, et kõik tuleb kaetud ja nüüd lasen tuleneks maha ja lasen potiseda, siis vaatame nii kogu liha pehme on ja kuni maitsed tulema hakkavad ja siis selgub, mis sai. Samas, kui seda elektrivärki vaadates, võib-olla ei ole väga üllatav, et see üks maja põlema läks. Seal oli samasugune pusa. Tõenäoliselt, jah. No nad hommiku võtsid maha seda pusa seal, vaata. Ja nüüd me oleme siin samal tänaval, kus me hommikul olime, mis oli suht tühi. Ja seda fruteerijat ei olnud siin tänaval. Need on tänavad on suht sarnased, alati on nagu jääb segaseks, millisest 4 paralleeltänavast see on. Nii, ja nüüd me jõuame meie lemmikfruteeriani. Fruteerija on siis selline pisikene pood, kus müüakse köögivilju, puuvilju, selliseid asju. Ja selline pisik on, aga sellest on tõesti piisav. Ja meie võtame soodushinnaga avokaadosi, sest need ei ole mädad. Ei ole, pehmed ei ole täna või? Ma võtan paar pehmet. Võta alt poolt. On küll tegelikult. Aitab 3 küll. Tuleme jälle. Ma ei taha. Võta paar banaani ka. Tahaks. Ma sõin ära mõne. Oota, ma võtan ühe veel. Need kandid maksavad 5, odaval maksavad 3. Väga vahet ei ole. Varre. Või Brüsseli neid kapsaid, nagu telekas hommikul olid. Neid ei osta igaks juhuks. Jah, just. Ja mis me saime? Hunniku tomateid, avokaadod. Kas on nuikapsas või? Need ei ole tomatid. Need ei ole tomatid. Need on tomatijod. Kui sul on tomatifetiš, siis on nagu hea elada Tenerifel Las Cretases. Ei ole tomatid veel. Kui sulle meeldivad tomatilaadsed asjad. Või see hispaania. Tead, ma ei tea. Tamariod need kasvavad Portugalis puu otsas kristaliaias. Eks nad kasvavad siin ka? Kristaliaias. Siin ei ole kristaliaeda. Ei, ma tean, et täna on neljapäev. Ja neljapäev on ju kalapäev, nii et meil väga sobivalt sobib. Aga mitte nii kohalik kala. Tegelikult on kohalik. Me östsime selle siit ju. Aga tuli selle hipster kalaisu. Ja võib-olla ma suutsin teha vedela muna, aga võib-olla mitte. Pošeerida ei viitsinud. Just, no selle. Nii, viska pikali ka. Ma panen lina peale nüüd kõigepealt. Või ei püsi. Aga ma ei tea, kas see madratsi ümber pööramine nagu oli ja seda ei tea veel. Seda peab siis. Praegu oli vahet tunda või? Väga hea kaste tuli. Tõstsin liha välja. Ja nüüd ma panen selle siis nende kõrvamakaronidega. Panen parmesaniga, panen siia koossi ja siis saabki juba süüa. Väga hea tuli. Liha ka. Liha tõstsin välja. Liha on ülipehme. No ja seda serveeritaksegi, nagu ma aru olen saanud, siis eraldi nagu. Aga jah, eks me siis sööme. Et siis autoti see kaste on ju ära ja siis liha tõsteti välja ja siis nagu mina seal nonnades endas videotes olen aru saanud, on see, et jälle see ongi nagu kokkuhoidlik ja vaene toit. Et see oli üks toidunurk ja see oli siis nagu need
Need. Need. Ahah, Mis vabandust. sa mind filmid? Need, jah. Kedagi ei huvita minu mela. Ja siis see oli eraldi toitukord nagu saiaga või mingi, mis seal oli, on ju. Et aga meie muidugi oleme priiskame, sööme koos. Jah. Aga ülimaitsud tuli. Ja see nagu ikka tasub, vaata, kui sa ikka autad midagi mitu tundi, siis see maitse sügavus tuleb ikka mõnuga. Tasus vaeva ja need mutitomatid on ka roppult head. Need konservid siis. Just. Okei, ma hakkan nüüd sööma. Nägid või? Kui peost ta võttis? Nägid Ma ei näinud vist. Võib-olla jäi kaamera peale. See on papagoide action on. Neil ei tohi panna, sest nad lähevad kaklema. Nad on see aasta nii sõjakad, need papagoid. See, mida keegi tegi mingi päev. Ja sa võtsid siukse kännu ja läks kasvama? Ei, see on vaialuskoest kosmetikud. Okay. Mis sa teed? Sellega. Oota. Ma tean sellega. Ei, no tõesti. See on see sama. See on see sama, jah. Oota, võtta see manneken tagasi. Meil on uut patti vaja, et elukvaliteeti tõsta. Selgus, et see on veel halvem padi, kui tal on. Ainult Jyskisse, seal olid nagu need meile tuttavad padjad. Aga see. Ma ei tea, pärast tuleb terve see pähe, ma ei taha vitsi. Aitab. No nüüd selgus, et see on vale mõõtu, sest ega seda avada ju ei saanud seal. Ja siin on sellised soolika suurused padjad, ehk siis ta on 70 senti pikk. Aga siis ma ei tea, 20 lai, ühesõnaga imelik on. Emale ei sobi ja meil ei olegi ühtegi seda padjapüüri, mis sellele sobivad. Nii et vaatame sellele, et meil tšekki ei ole, sest ta ei andnud tšekki ja me ei mõelnud, siis ma püüan seda tagasi anda. Ma arvan, et ei lähe super sujuvalt, aga proovida võib. No ma püüdsin siit kõige normaalsema suuruse välja võtta, 55 × 55. Tegelikult on 60 × 50 see mõõt meil, aga see ema arvas, et see on kõige normaalsem. Kauplesin vahetuse välja. Vot. Mis sa rääkisid? Voodiapteek. Nii. Täiesti uus lõhed. On siis hea või? Normaalne, Ta on kõva, aga ei ole mingi nagu... Auku ja midagi ei torgi ja... Padi ma pean mainima. Et ta ei ole kõik maailma parim, aga igastahes parem kui see... Võistlussoengu oled ka saanud? Parem kui see... No siis on ju väga hea, et see toimis. Idioot helistas on ikka. Müüs sulle kool 3 või midagi? Mitte midagi ei müünud. Ei tahtnud rääkida. Aga no vaata. Eesti number. No ega need petturid kasutavad ka Eesti numbrit. Aga mingi vene mela oli taustal. Oli kuulda, et oli kuskil suured saalid. Võib-olla ta mõtles, et ta hakkab sind skämmima, aga siis tal ei tulnud välja. Ta ei saanud aru, et sai aru, et ma räägin eesti keelt võib-olla. Okei. Kuule, väga lahe, et sa seda videot vaatasid. Selleks, et YouTube sulle seda ka järgmine kord näiteks, kui meil uus video tuleb, siis pane subscribe. Lisaks on see meile ka kõva motivatsioon ja inspiratsioon. Tšau, tšau!